Täna on tennisnetil meie intervjueeritavaks vestluskaaslaseks mängija ja tennisetreener Karl Kivur-Saar. Tere! Tervist! Profikarjääris oled üksikmängus lähedal olnud maailma 1000 piirile 1105 ja paarismängus ka 1000 sees olnud. Eestis rankingus oled momendil 8. positsioonil. Aga nii, et ei ole, igal juhul see ei ole mingil juhul Eesti tennisele tundmatu nimi, aga lisaks ma tahan ikkagi ära märkida sinu puhul seda, et sa olid lahkelt abiks ka tennisneti käivitamise perioodil ja selle eest me oleme tegelikult sulle väga tänulikud. Ja kes teab, sinust võib saada ka kunagi võib-olla meiega kaasautor, sest oled võimekas päris mitmel alal tegutsema lisaks tennisele. Ja kui mul mälu ei peta, kas toimetasid aastaid tagasi oma tennisekooli juures ka ühte mingit väljaannet? Ma aitasin Rene Bushi tennisekoolil moodustada nagu aasta väljaannet, siis mis kirjeldasid klubi tegevust ja tennisekeskuse tegevust ja panin arvutis kokku väikese ajakirja. No väga tore, no see hea kogemus ka oma ette, et mina mäletan, kui mina olin koolipõlves, siis ühte asja küll tegin, et ma tegin seda, siis oli nõukogude ajal nii nimetatud seinalehed nagu. Ja siis ma panin sinna spordi, mingid sporditähtede kohta mingeid asju ja et see juba koolipõlves sai ka midagi võib-olla analoogselt tehtud. Aga kuna ma mainisin ära sinu need positsioonid profitennisistina, et kas sa plaanid edaspidi ka peale nüüd koroonapandeemia läbi saab, siis osaleda ikkagi ITF-i turniiridel ja vähemalt neil, mis toimuvad siin Eestis ja ütleme lähiriikides? Et lähiregiooni ITF turniire plaanin kindlasti mängida jah, et eks vaatab, mis elu toob, võib-olla mängib kuskil kaugemal ka, aga lähiregiooni turniirid plaanin kindlasti kaasa mängida ja Eesti, Läti, Leedu, Soome, kui võimalik on. Ja, sest tegelikult ega neid aasta jooksul ikkagi neid turniirikesi ikkagi natuke koguneb küll. Igas riigis ikka jah, 1, 2, 3 on, et tasub proovida neid. Väga hea. Aga on sul ka nüüd tennisekarjääris mõni selline meeldejääv võistlus või mäng või mis on sul kohe ütleme, nii süübinud sulle pähe, et mis kohe tuleb nagu meelde, et ma ei tea, see alati ei pruugi ka võit olla muidugi, aga mingi võistlus või ütleme, millega saad eriti rahul näiteks, et on sul mõni selline eriline juhtum? No ma arvan, et üks mu parimaid turniire ja mäng oli Soomes ühel meeste GP finaalis, kui ma võtsin Harri Heliovaarat. See on küll väga kõva võit. Tulis hästi mängin selle päeval ja õnnestus mäng ilusasti. Ta on ju kogenud mängumees. Ja ma arvan, et paaris mängu ITF-i finaalis olime. See oli ka päris hea tulemus, ma arvan. See oli Daniliga, eks on ju? Jah, üle-eelmine aasta vist oli Inglismaal. Meil tuleb natuke sellest juttu ka veel võib-olla. Et käisid, kuna sa oled nagu Danil Klinkaga, tegelikult ma võin öelda meie tennisneti fännidele, et sa just ju tegelikult tulidki vahetult praegu trennist Daniliga just mängisite. Nii palju kui ma tean, eks on ju, sa ise ütlesid seda. Et käisid üle-eelmisel ja eelmisel aastal mitmel ITF-i turniiril kaasas Danil Klinkaga. Olid seal kaasas ühtlasi nii sparringupartnerina kui ka teatavat mõttes võib öelda täitsid ka treeneri rolli, ise ka loomulikult osalesid, et räägi veidikene sellest kogemusest. Et see oli kindlasti väga head kogemused on need olnud, sellepärast kuna ma ise mängisin ka ITF-i, aga ma nii kõrget kategooriaid ei saanud mängida oma edetabeli koha tõttu, siis kui Klinkaga olen kaasas käinud, siis olen näinud, kuidas mängitakse kõrgematel kategooriatel ka ITF-i turniiridel, et see on ikkagi hoopis teine level, kui on siin ITF-i 4.–5. tasemed. Et sealt on nagu hea näha, mis siis õpilasi või teisi mängijaid tulevikus ees võib oodata, kes on praegu veel nooremad. Et mis neid nagu... Sa praegu rääkisid põhimõtteliselt ikkagi nagu nendest juuniori turniiri aegadest või ikkagi täiskasvanute? Juuniorid, viimased aastad on täiskasvanumad ka ja eks see ITF-i tase on vahepeal üsna sarnane selle juuniorite kõrgema leveliga ka, et eks nad on see kõik ülemineku nagu perioodis, et ja tegelikult ITF-i turniiril on ju vahest hästi huvitav see moment, et seal mängivad väga noored
ja samas on ka paljud niisugused, ütleme, kogenud ja vanad mängumehed, kes võib-olla aktiivselt väga ei osaldu, aga on kaasas sageli treeneritena noorematel mängijatel ja siis ongi nii, et sageli on treener ja siis tema õpilane mõlemad osalevad turniiril, et sellised juhused on ju ITF-i turniiridel päris sageli. On küll, jah. Et olen isegi Daniiliga mänginud paaris mängus ühe treener mängi paari vastu Soomes üks kord. Ja. Et Daniil, ta on natuke ikkagi Daniili kohta nagu ka teada veel juurde, et Daniil on kõvasti tegelikult ju mänguliselt progresseerunud aasta jooksul ja nüüd on ta juba ka Davis Cupi tiimis oli ja sai Gruusia vastu ka platsile, kuigi see mäng võib-olla, ütleme niimoodi, tol hetkel enam ei otsustanud midagi, aga ikkagi see kogemus on hea ja ta sai seal ka võidu kätte. Et sul on jäänud siis ka sellel perioodil, kus on taga koos käisid võistlemas ja nüüd ka trenni teed ja võib-olla kõrvaltvaatena üldse olnud, et mis mänguelementides on ta eelkõige nii-öelda arenguhüppe teinud? Et ma arvan, et ta on üsna kõigis elementides paremaks läinud, võib-olla kõige rohkem tooks esile selle, et tagajoone mängus on ta kiire tempo peal oluliselt stabiilsemaks muutunud. Ehk siis ta suudab püsida kiires tempos palju kauem vastastega rallis, vastastel on keerulisem, kuna ta suudab ise päris hästi tempot anda. Eks kiired löögid ongi tema tugevus, mida ta peab kasutama ja läheb aina paremaks sellega. Ja tempo on tal tõesti ju näha, et kuidas see, ütleme, ma olen ka ikkagi mitu aastat jälginud, et siis see mängutempo tõuseb silmnähtavalt ja ega me teame, et tennises ongi nii, et sa võid olla ju küll osav ja võib-olla hea tehnikaga, mida iganes, aga kui sa ikkagi mängutempole vastu ei saa või ei püsi sellest, siis on nagu raske vastu saada. Et tegelikult sa juba korra nagu ka mainisid, et mängisite koos ka paaris mängus ja võib öelda siis üks turniir lausa finaali. Ma küll ei mäleta, kuidas seal see finaal lõppes. Eks sina mäletad paremini, võid sellega ära mainida vastuses. Aga kuidas teil üldse, ütleme, see koostöö sujus ja ma ei tea, paarismängus, sina oled ka väga hea paarismäng ja seda teavad kõik, eks on ju, et kuidas teil seal paarismängus oli see taktikaline rollijaotus võib-olla, et tavaliselt püütakse nii teha, kui on võimalus, et kellelgi on ikka natuke mingi külg on tugevam või vastupidi, mingi võib-olla element nõrgem, et siis sätitakse just niimoodi see mäng või taktikaline plaan, et palju te sellist, nii kui sügavuti te siis lähenesite oma mängule? Eks me üksteise tugevat külgi ikka teame ja püüame sättida nii, et saaksime enda tugevusi kasutada, et mis on minu meelest kõige parem positsioon on see, kui Daniil serv, mina olen võrgus, sest tal on väga hea serv ja mulle meeldib võrgus kohe vahele minna ja sellega me saame üsna palju punkte. Et mina püüan ikkagi võimalik palju võrgus olla, sest et mulle meeldib võrgus rohkem mängida. No oled väga aktiivne seal, et ega tegelikult ju paarismängus ongi nii, et kui sa seal niisama istud, on ju, seal kaitsed, katad nii-öelda koridori, et ega sellest suurt kasu ei ole, et ega võrgus tulebki nii-öelda hekseldada ringi ja seda sa oskad väga hästi ja sellega ju siis sead vastased ka pinge alla ja et olgugi, et sa vist viimastel kuudel, kui ta nüüd siin ka nüüd enne nüüd seda loomulikult pandeemiakriisi, et sa kaasas ei käinud, siis nagu ma aru saanud, et treenite jätkuvalt siis ikkagi võimalusel teete trenni koos palju, eks? Eks ma ikka olen kaasas käinud, kui treener Andres Kuhi ei ole saanud mingi põhjusel minna, aga ma mõtlen just siin praegu, praegu sa vist ei ole väga enam kaasas käinud vist või oled ikka? Veebruaris käisime ühel turniiril, aga vaheldav eduga on ikka käinud, et mitte igal turniiril, aga kui vaja, siis on läinud. Andresel on ka ju tegelikult, tal on Andres Kuhil on ju veel ka Kennetiga oli, ütleme paralleelselt ja veel ka, ütleme seda tööd, ega sa ei saa korraga mitmel rindel alati olla. Aga eelmise aasta algusest, kui ma nüüd ei eksi, alustasid sa siis Ustas laste treenimisega. Et kuidas sa tunned selles rollis ennast? Et see on väga huvitav kogemus, siiamaani on väga rahul ja mulle meeldib vaadata, kuidas lapsed arenevad ja et nad püüdlevad, teevad tublisti tööd ja ma usun, et neil on head šansud jõuda päris heale tasemele tulevikus. Mis sul siis enamus praegu või sul on erinevad vanusegrupid või kuidas sul selles osas? Mul on vanuses 10 kuni 15-16. See on suur erinevus tegelikult, kas on 10-aastast, tegelikult, eks on ju, sest juba need vanemad, lasteks varsti nimetada ei saa, need noored ütleme, et seal on juba see mäng teissugune. Aga siis ma küsingi, et kas on nagu
kindlasti on ikkagi erinev see, et ütleme 10-aastaste trenn ja 16-aastaste trenn, see on loomulikult erinev, seal on erinev metoodika ja sul ei ole nagu vahet, sul kõikide nende vanusegruppidega meeldib omamoodi nii-öelda tegutseda, jah? Jah, kõikidega on tore ja aidata neid nii palju kui oskan ja juhendada ja distsipliin on ikka trennis. Eks vahepeal läheb käest natuke ära, aga üldiselt ma arvan, et lapsed käituvad päris tublisti. No ja eks need tegelikult on ka hea, kui nad on elavad nagunii, et kui oleks selline, seisab niisama nurgas ja võib-olla siis ei ole ka nagu väga lõbus, et tegelikult eks ongi need, kes pallimänge mängivad, üldiselt eeldusel on see, et pead olema nii-öelda. Natuke marakratt võib ikka olla. Jaa, kes meist pole olnud, eks on ju. Kas sul ei ole olnud kunagi üldse selline plaan, et nagu paljudel Eesti tennisistidel, et näiteks minna õppima ja samale siis mängima näiteks Ameerika Ühendriikidesse või ma ei tea, mujal riiki näiteks, et on sul üldse selline idee kunagi käinud peast läbi või mitte? Eks ma neid pakkumisi sain päris paljut minu USA ülikooli, aga selles elustaadiumis mulle tundus, et Eestis on ka hea õppida ja trenni teha ja et otsustasin Eesti kasuks ikkagi ülikooli. Ja, et mida sa ja kus sa õpid ja mis erialale sa praegu valmistud? Ma üle-eelmine suvi lõpetasin Tehnikaülikoolis geograafia eriala, bakalaureuse. Ja nüüd võib-olla hiljem lähen magistrit ka õppima, aga hetkeseisuga olen pühendunud tennisele rohkem. Okei, no väga tubli. Ja see tähendab seda, et sul praegu vähemalt või ütleme tulevikuplaanid on, nagu sa praegu tegelikult ütlesid, on seotud siis ikkagi treeneri ametiga ja kuna sul see töö meeldib, siis miks mitte? Hetkel mulle pakub tennis kõige rohkem huvi ja tahan sellega seotud olla. Väga hea. Aga kuidas on praegu, ütleme selle koroonaviiruse kriisi oludes, et kuidas üldse on nagu korraldatud see töö, ütleme lastega ja noortega? Eks tennisetrenni ei tohi läbi viia, aga oleme andnud õpilastele individuaalsed füüsilise treeningu kavad, mida nad täidavad ja teeme ka interneti teel videoseminare, teeme mänguanalüüse. Nii et jah, töö käib, aga virtuaalsel kujul ja muidugi siis teevad füüsilist iseseisvalt. Okei, et loodetavasti nad kõike seda teevad, eks on ju, nad annavad ju aru ka kindlasti selle. Ja tagasiside annavad ilusasti ja tundub, et teevad ilusti tööd. No tulid, aga samas ega peabki liigutama, kui sa oled kogu aeg ühes asendis praktiliselt oleks ja istuks ainult, ütleme, ekraani ees, siis ega see väga, ma siin ütleme see kuu aega on ju täpselt, või natuke rohkem isegi juba üks päev või 2 päeva rohkem sellest nii-öelda kodus istumisest, ega ütlen ausalt, et oli mõni päev selline, kus väga ennast ei liigutanud, siis oli raske isegi püsti tõusta, tegelikult liigesed kohe surevad nii-öelda välja. Sporti pole keegi ära keelanud, sporti võib teha kogu aeg, et tulebki teha, tähendab. Jaa, et see on hea võimalus tegelikult, ütleme, mõni võib-olla nüüd isegi avastabki selle, et hakkab harjutusi tegema, mida iganes, et propageeritakse neid asju. Ja muidugi nagu sa näed, et see virtuaalne võimalus, et saab, nagu ütledki, seminare või arutada, rääkida ja pidada, tegelikult saab ka ju, ma ütlen küll, füüsilise harjutusi näidata, mida on vaja teha, et see on ikka väga hea alternatiiv, et ilma selleta oleks päris keeruline. Et meil on nii mõnedki õpilased, kes ma arvan pole kunagi nii palju jooksnud, kui nad praegu jooksevad siin viimased nädalad, et Okei, jah, ilm on küll nüüd niimoodi väga kõikuv, aga vist nüüd läheb paremaks, saavad võib-olla rohkem joosta, et siin vahepeal päris võib-olla lume sees ei olnudki sumbata nii hea, aga see selleks. Näed sa mis sa ise arvad, et kas me oleme nüüd juba päris lõpusirgel, et näed sa ka, et maailma tennises toimuvad näiteks mingid muutused selle koroonakriisi järel või siis ütleme, me ei tea muidugi, millal see täpselt kuidas see aegrida liigub, et millal ütleme võistlemist jälle alustatakse ja turniiri pidama, et kas toimub mingeid muutusi või siis see tennisekarussel ikkagi suhteliselt lihtsalt läheb, et jäävad osad turniirid ära, mingi turniir võib-olla on edasi lükatuna, saab pidada, nii nagu me teame, et Prantsusmaa lahtised, eks on ju, lükati septembrisse, aga et ikka hakkab sama viisi või ikkagi see kriis võib ka kuskil mingisuguseid korrektiive siia sisse viia? No mina ikka loodan, et juuli keskpaigast saab hakata juba mängima, et ilmselt on neid turniire vähe, mida korraldatakse, sest paljudes riikides on ilmselt keelatud ikka ja mõned piirid on kindlasti kinni, see tähendab, et paljud võistlejad ei saa tulla turniirile
nii et noh, juuli keskest äkki nagu tasapisi hakkab pihta ja siis paari kuuga nagu laheneb ära ja nii nagu oli enne kriisi. See on täpselt, sa ütlesid just sellise ajatärmini, mis on nagu huvitav, et ütleme, et kui suvel tahaks Eesti meistrivõistlusi täiskasvanute pidada, et see on ju planeeritud, Allar Hindiga rääkisime eile ja siis veel ei ole niisugust otsust langetatud, sest ei tea, eks see on ju olukord ja kuna see on sisene turniir, siis kui meil õgvendatakse neid tingimusi, siis võib-olla isegi saab peetud, aga meie riigis tõenäoliselt mina pakkusin välja ka selle variandi, et kui ei saa suvel peetud, siis miks mitte, eks võib ju ka sügise poole pidada meistrivõistlusi, kas või erandkorras võib-olla teha seda hoopis sisehallis, eks on ju, et alati on ikkagi juba, ma ei teagi, millal viimati võib-olla, ilma tõttu on sees mängitud mänge ja isegi finaale, aga üldiselt on meil ikkagi alati suvel Eesti meistrivõistlused ja liivakattega väljakul. No ma ikka loodan, et siin Eestis laheneb see asi kiirelt ära ja Eesti kohalikke turniire ma loodan, et võib juba nagu mais-juunis juba hakata mängima, et ma loodan, et Eestisse kauspikk ei tule ja vähemalt üksikmängugi, eks on ju, et kui paarismängu, me teame, et 2 inimest võivad ju välitingimustes põhimõtteliselt ju platsil olla, et võib-olla üksikmängu saab mängida, aga paarismängu mitte. Aga ma tänan sind, Karl Kiur, selle intervjuu eest ja kannatust ja sellist optimismi sullegi ja meile kõigile ja nendele lastele ja noortele, keda sa trennid, et oleks teil selline hea meeleolu ja tõepoolest, et see võimalikult kiiresti läbi saaks ja siis ühtlasi siis, kui võistlused hakkavad jälle taastuvad ja et ka sina näitad meile oma mänguoskusi kindlasti võistlustel ja saame sulle kaasa elada. Jõudu sulle edasiseks ja nägemist. Olgem terved ja sportlikud. Ja tänud sulle. Ja nägemist.